Ainult Ameerika Ühendriikides ja Kanadas on iga 8. täiskasvanu kasutanud kaalulangetusravimit Ozempic, kuid paljude jaoks on see olnud liiga kallis, kuna jaehind võib ulatuda kuni $1000 kuus. Kuid eelmisel kuul, mai lõpus, sai Kanada esimeseks G7 riigiks, kes kiitis heaks selle süsti geneerilise retseptiravimi, mida manustatakse kord kuus, nagu ma ütlesin, ja mis jõuab apteekidesse juba varsti. Meiega liitud nüüd Atlantas Dr. Julian Kavanagh, Emory ülikooli meditsiinikooli neuroloogia abiprofessor ja samuti CBC Radio Kanada meditsiinikorrespondent. Aitäh, et olete siin! Tere pärastlõunat! Nii et kõigepealt anna meile ülevaade. Me teame, et see on tohutu trend, suur laine, Ozempic ja teised sarnased ravimid. Oleme harjunud, et neid kasutatakse ka diabeediraviks. Ja nii paljude reguleerivate asutustega, kuidas on võimalik, et seda saab lihtsalt manustada inimestele, kes tahavad äkitselt kaalust alla võtta, kuigi aastakümneid, isegi sajandeid on inimesed otsinud kiiret lahendust tableti näol? Jah, see on sellepärast, et Ozempic ei ole diabeediravim. See on imeline neuroloogiline ravim, mis mõjutab keha võimet tunda täiskõhutunnet, küllastustunnet ja nälga, samuti isu toidu järele. Me avastame, kui üha rohkem patsiente neid ravimeid kasutab, et sellel on tegelikult ka muid mõjusid ajule, eriti just ajutasusüsteemile. Ja just sellepärast ongi meil see kaalu langetav efekt, sest inimestel on palju lihtsam kontrollida oma nälga, täiskõhutunnet ja võimet kaalu langetada, mis on otseselt seotud diabeediga. Seetõttu on see ravim peamiselt heaks kiidetud diabeedi ja rasvumisega patsientidele, kuid näidustused laienevad tõenäoliselt järgmiste aastate jooksul. Aga sellega seoses, arvestades, et paljud inimesed pole sellest varem kuulnud ja nüüd tundub, et kogu maailm näeb äkitselt saledam välja ning kõik võtavad seda, siis tegelikult me ei tea veel, millised on kõrvaltoimed. Ma mõtlen, kas on võimalik, et hiljem võivad tekkida probleemid, eriti kuna seda peab regulaarselt edasi kasutama. Seda peab regulaarselt edasi kasutama. Tundub, et paljud positiivsed mõjud, näiteks kaalulangus selle ravimi puhul, ei püsi, kui patsiendid lõpetavad selle võtmise, mis tekitab väga palju küsimusi. Kui üha rohkem inimesi hakkab neid ravimeid kasutama, hakkame nägema väga haruldasi kõrvaltoimeid, mida kliinilistes uuringutes ei pruugitud kirjeldada, sest selline teave ilmneb alles siis, kui miljoneid patsiente kasutab seda ravimit. Meil on selle ravimiga seotud nägemisnärvi põletiku juhtumeid, mida ma siin regulaarselt näen. Ja mida me tulevikus tõesti rohkem uurime, on võimalikud psühhiaatrilised kõrvaltoimed. Midagi tuleb öelda selle kohta, kuidas kellegi ajus toimuvad muutused, kui see tasusüsteem on muutunud. Väga positiivne kõrvaltoime on see, kui inimesed lõpetavad alkoholi tarbimise või hasartmängimise. Aga mõnikord näeme, et mõned ajendid, mis inimesi elus edasi viivad, võivad nende ravimite tõttu muutuda. See on seni empiiriline andmestik, kuid meil on vaja rohkem uuringuid, et sellest paremini aru saada. Samuti, nagu sa ütlesid, see toimib neuroloogilisel tasandil, aga kuidas see täpselt töötab või kuidas sa otsustad, kellele seda ravimit välja kirjutada? Paljud vaimse tervisehäiretega inimesed, kes võtavad antidepressante või muid ravimeid, kas nad teavad, kuidas need üksteist mõjutavad? Ja muidugi on igaühe ajukeemia erinev. Ja tegelikult elame me isikupärastatud meditsiini ajastul, kus võib-olla tulevikus on meil olemas bioloogilised markerid, mille abil otsustada, kes on nende ravimite jaoks parim kandidaat. Enamikus riikides on heakskiitmisprotsess väga kitsas. Iisraelis, kui ma ei eksi, on see tõesti piiratud inimestega, kellel on diabeete, kes peavad kaalu langetama. Näidustused on leebemad. Mõnes teises riigis jäetakse arstile rohkem otsustusvabadust nende otsuste tegemisel, aga sul on täiesti õigus, me vajame rohkem andmeid. Ja siin on midagi, mida tasub arutada ühiskonna puhul, kus suur osa elanikkonnast kasutaks üht neist ravimitest ning mida see teeks kogu süsteemile ja elanikkonna üldisele psüühikale. Nüüd räägime kuludest. Ilmselgelt ei ole see midagi, mida kõik endale lubada saaksid, aga mis teeb Kanada ainulaadseks, et ta suudab äkitselt pakkuda geneerilist ravimit. Kas see on seotud patendiga? Tead, Emiri, me kõik oleme kunagi jätnud paberid saatmata või tasu õigel ajal maksmata. Ja tundub, et farmaatsiaettevõte, mis toodab Ozempicut Kanadas, unustas maksta patendiga seotud tasu, et hoida patent Kanadas kehtivana. Nii kaotasid nad patendi puhtalt administratiivsel põhjusel.
ja see langes kokku ka ajaga, mil kliiniliste uuringute andmed tehti avalikuks. See kõik tähendab seda, et nüüd Kanadas on geneeriliste ravimite tootjatel võimalik mitte ainult ravimit toota, vaid ka tõestada selle tõhusust ja ohutust nende andmete põhjal, mille teised farmaatsiaettevõtted on varem kogunud. Nad ei pea neid uuringuid kordama, et turule pääseda. See ongi põhjus, miks need geneeriliste ravimite tootjad saavad Kanadas toota geneerilist Ozempikut palju madalama hinnaga. Aga see on süsteemis veidi juhuslik olukord ja eriti meie ameeriklaste jaoks ei jõua see niipea üle piiri. hästi, aitäh, väga-väga huvitav, aitäh, doktor Julian Kavanagh. Aitäh, et mind kutsusite.